Tere hommikust kõigile! See on ilmselt Eesti suurim hankekoolitus, mis sellel aastal toimub. Me oleme väga rõõmsad, et te olete täna meiega ja me tahaksime jagada teemasid selle kohta, kuidas suurendada kvaliteedikriteeriumide osakaalu riigihangetes. Minu nimi on Erki Fels, olen vandeadvokaat advokaadibüroost TGS Baltic ja olen hindamiskriteeriumidega kokku puutunud juba ammusest ajast. Olen muuhulgas koostanud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaandesse hindamiskriteeriumide kommentaarid ja nüüd eelmisel aastal saime ka kutse osaleda riigihankes, mille tulemus on siis täna teie ees ja ka järgmisel nädalal juhendi kujul teie ees. Aga mis see tulemus siis on? Et me oleme koostanud juhendi ja näidised selle kohta, millised võiksid olla kvaliteedikriteeriumid. Kellele ja milleks me seda tegime? Näete, siit te tunnete ka ära Estella Põllu eelkõneleja, kes on öelnud, et Rahandusministeeriumi eesmärgiks ei ole keelata madalama hinna alusel hankimist, aga anda võimalus ka muudeks kriteeriumideks. Ehk madalam hind on jätkuvalt aktuaalne riigihangetes, aga mitte ainult. Et hankijad peaksid lisama riigihangetesse ka kvaliteedikriteeriume. See on see eesmärk, aga hetkel praegune olukord ei ole ideaalne. Stabiilselt on ainult hinna alusel läbi viidud hangete osakaal siin peaaegu 90% olnud siin viimasel 3 aasta jooksul. Ja nüüd seoses nende strateegiliste eesmärkidega on riigil soov seda muuta. Ja seda ei saa muuta riik üksi, vaid kõigi oma tuletiste kaudu. Pall on eeskätt hankijate käes. Ja kuidas seda muuta? Üks võimalus on võtta kasutusele hankijaid toetavaid meetmeid. Ja muu hulgas nendeks toetavateks meedeteks ongi teha koolitusi, koostada juhendeid ja luua näiteks näidiskriteeriumeid. Ja seda me täna teemegi. Sarnaseid projekte me oleme näinud tegelikult ka näiteks keskkonnahoidlike riigihangete propageerimisel ja tulemused on ka olnud väga head. Et kui me vaatame näiteks seda statistikat, siis me näeme, et keskkonnahoidlike riigihangete osakaal ongi Eestis siis suurenevas trendis. Ehk me näeme, et koolitused, näidiskriteeriumid, keskkonnahoidlike riigihangete puhul ka kohustuslikuks tegemine teatud osas, mingisuguste kriteeriumite kasutamine on kandnud vilja. See siin slaidi peal on siis, millest Estella ka rääkis, see on see tulevik, mida me loodame saavutada ja me loodame juba 10 aasta pärast saavutada muuhulgas selle, et kvaliteedikriteeriumide alusel hinnatud riigihangete osakaal oleks siis ligi 50% kogu riigihanke mahust. Ja sellepärast me täna räägimegi erinevatest näidistest. Nagu Estella ütles väga õigesti, nende näidiste ja juhendi eesmärk ei ole tingimata anda ette mingisugused vormelid, mis oleks üks-üheselt kopeeritavad, vaid eesmärk kõige rohkem on inspireerida hankijaid kvalitatiivsete hindamise kriteeriumide lisamiseks oma hangetesse. Et me tahame aidata kaasa sellele, et Eesti riigihanked oleksid läbi viidud just sellisena, nagu RHS ja hankedirektiivid on seda ette näinud, just eeskätt hinna ja kvaliteedi suhte alusel. Nüüd mõned kommentaarid nende näidiste kohta, millest me täna päeva jooksul räägime. Et selle töö käigus me oleme ise ka mõtisklenud, mis on näidisklauslite ja näidiskriteeriumite roll riigihangetes. Ja esimene küsimus, mida võiksid hankijad küsida, et kas need näidised, mida me täna siin slaididel välja toome, aga ka need, mis järgmisel nädalal teil juhendis avanevad, see juhend on tõesti ligi 100 lehekülge, et kas need näidised on kopeeritavad riigihanke alusdokumenti üks-ühele. Ja vastus on jah ja ei, et mitte päris 100% ei ole kopeeritavad, sellepärast et hankija vastutab riigihanke alusdokumentide eest ja hankija,
kui ta mingisugust riigihanket hakkab läbi viima, siis ta ju teab, mis on see hankelepingu ese, mis on selle hankelepingu eseme täpne kirjeldus, tehniline kirjeldus, mis on need eelistused, mis on eelarvelised võimalused. Hankijad ja hankejuristid, kes hanget läbi viivad, teavad seda. Meie neid näidiseid koostades ja seda juhendit koostades seda ei tea. Me oleme natuke nagu siiludus. Kobamisi üritame leida midagi, mis on universaalne ja kohalduks kõigele. Aga selline asi, mis kohaldub kõigele, tegelikult seda ei tee. See on hanki otsustada, kas ta soovib midagi muuta, midagi täpsustada, midagi ära jätta või juurde lisada nende hindamiskriteeriumide näidiste sõnastusse. Kui te vaatate siin slaidil on 2 näidet, et esimene, et pakkumus saab 5 punkti, kui menüüs on iga päev lisaks lihatoidule ka alternatiivne taimetoit. See iseenesest on kopeeritav riigihanke alusdokumenti ilma, et peakski midagi rohkem tegema. Aga see teine näide, kui te vaatate, pakkumus saab kuni 20 punkti selle eest, kui mitu hankelepingu esemega sarnast koolitust, igaüks kestusega vähemalt 5 akadeemilist tundi, on koolitaja korraldanud. See on nüüd siis koolitusteenustest võetud näide ja siin on küll mitmeid aspekte, mida tegelikult hankija peaks kriitiliselt hindama. Kas punktide osakaal on õigustatud? Mis asi on see hankelepingu ese? Kas me tahame täpsustada, mida me peame selle all silmas, et sarnane koolitus? Või kui me seda ei täpsusta, siis me peame arvestama, et tõlgendatakse laiendavalt. Kas on põhjendatud nõuda seda, et iga varasem koolitus oleks vähemalt 5 akadeemilist tundi või sellest hankelepingu esemest tulenevalt see tegelikult on ülemäärane ja nii edasi. Ehk siis kriteeriumid ei ole tingimata üks-ühele kopeeritavad, aga nad on enam-vähem kopeeritavad. Nende põhiline eesmärk, nagu Estella ütles, on inspireerida ja panna ka hanket olukorda, kus me võiks edasi mõelda. Et kui ma ei leia sealt juhendis 100 lehekülje hulgast mitte ühtegi sobivat hindamiskriteeriumit enda hankesse, et siis kas võiks olla midagi veel. Nüüd hindamiskriteerium koosneb muuhulgas ka osakaalust. Sellest, et mis on see punktide arv, mis me selle kriteeriumi eest tahame pakkumusele omistada. Ja kõik osakaalud meie näidistes ja juhendis on lähtunud 100% skaalast ja kuidas nad on tekkinud? Nad on hinnang. Nad on tekkinud lähtuvalt sellest kriteeriumi tähtsusest, kui palju ta võiks kvaliteeti panustada. Ta on tekkinud muuhulgas tagasisidest, mis turuosalised on andnud. Ja selle pinnalt me oleme siis andnud oma hinnangu. Aga loomulikult see lähtub konkreetsest hankelepingu esemest, nii et hankijal on alati vabadus ja tegelikult ka kohustus hinnata, et kas osakaal siin hankes on asjakohane. Mõistkem, et osakaalud lähtuvad ka sellest, mis on need teised kvaliteedikriteeriumid, mida me oma riigihankesse oleme kaasanud. Ja selle tõttu, kuna tegemist on ju Rootsi lauaga, meie näidised on sisuliselt Rootsi laud, võta midagi, jäta midagi, arvesta millegagi ja jäta midagi arvestamata. Et siis osakaalud ju sõltuvad sellest ka, et kui palju teisi kvaliteedikriteeriume me oleme riigihankesse kaasanud. Siin näitena on ka toodud selline küsimus, et kas see ehitushankes saab olla töökorralduskava 30 punkti versus projekteerimise puhul, kas töökorralduskava võiks olla 30 punkti 100. Ehituse puhul, kuna tegemist on ju füüsiliste töödega ja see maksumuse kese on seotud just nende füüsiliste töödega, mida ehitusplatsil tehakse. Ja arvestades tegemist on väga suure maksumusega lepingutega tavaliselt, siis sellised ilukirjanduslikud kvaliteedikriteeriumid ilmselt ei saa olla nii suure osakaaluga. Samas projekteerimisteenuse puhul, mille iseloom on natuke teistsugune kui ehitus, siis ja kus sellest projekteerija isikust ja sellest töökorraldusest sõltub väga palju, siis võib-olla seal on projekteerimise töökorralduskava osakaal 30 punkti õigustatud. Jaana saab sellest ka hiljem rääkida. Nüüd, mida me kuulsime juhendit koostades kogu aeg kõikides nendes töötubades on see, et aga
need kriteeriumid, mis te olete toonud näidistes välja, on meil tavaliselt riigihankes vastavustingimused. Vastus sellele on, et jah, nii ongi. Et riigihangetes paistab, et turuosalistel on sageli ebaselgus selles küsimuses, et mis asi on vastavustingimus, tehniline kirjeldus, lepingutingimus ja hindamise kriteerium. Neil ei tehta eriti vahet. Hankijad arusaadavalt teevad vahet nendel tingimustel. Tehniline kirjeldus on kohustuslik miinimum. Hindamiskriteerium on ideaalne maksimum, mida me tahaksime saada. Ja sellega seoses me peaksime alati mõtlema, kas tehnilises kirjelduses on midagi, mille me võiksime nihutada hindamiskriteeriumitesse. Ja meie näidistes on listitud erinevaid selliseid aspekte, aga täiesti vabalt võib olla olukord, et juhendit lugedes, neid näidiseid vaadates teile tundub, et meie hangetes on need, mis teie olete listinud hindamise kriteeriumiks, kohustuslik osa ehk tehniline kirjeldus. Ja see ongi paratamatu, see on alati iga hankija isiklik otsus, mis on need miinimumtingimused ja mis siis võiks olla seda miinimumi ületav, mille eest me anname väärtuspunkte. Ja samuti, mida me kogu aeg kuulsime, on see müüt riigihangete õiguses, et subjektiivne hindamine on keelatud ja subjektiivsed hindamise kriteeriumid on lubamatud. See on eriti valdav suhtumine turuosaliste seas, erasektoris. Ometigi see ei vasta tõele. Me oleme ka siin näidistes välja toonud erinevaid ütleme siis subjektiivse iseloomuga näidiseid, mis me arvame, et on tegelikult päris head. Toitlustusteenuse puhul degusteerimine, aga näiteks universaalsete kriteeriumite puhul esteetika, mugavus. Kõik need on ju, nagu ka enamik proovitöid, on seotud subjektiivse hindamisega, vähemalt sellel on subjektiivsed elemente. Need on riigihangete õiguse järgi lubatavad, meie enda riigihangete seadus ei räägi enam objektiivset hindamist võimaldavatest hindamiskriteeriumitest, vaid ütleb, et hindamiskriteerium peab võimaldama efektiivset konkurentsi. Ja miks ilmselt seadusandja on selle objektiivsuse RHS-ist eemaldanud, ongi põhjusel, et on mitmeid hindamise kriteeriumeid, kus sisaldub subjektiivsed elemente. Kuidas saada üle sellest subjektiivsusest nii, et ta ei muutuks korruptiivseks, läbipaistmatuks ja meelevaldseks, siis vastus on hindamiskomisjoni töö ja hindamiskomisjoni otsuste põhjendamine. Niisiis, mida me pidasime silmas neid näidiseid koostades? Esiteks loomulikult see, et neid oleks võimalik Eesti turul täita. Et oleks olemas pakkujaid, kes suudavad neid täita ja et konkurentsi ei piirataks ebamõistlikult. Selle tõttu ka muu hulgas meie osakaalud on antud näidistes pigem tagasihoidlikud. Meil ei ole vist mitte ühtegi kriteeriumi, mille puhul oleks osakaal üle 50% ja enamik näidiskriteeriume on seal hinnastatud osakaaluga 1–10 punkti. Et eesmärgiga mitte piirata konkurentsi ja tekitada mingisuguseid turutõrkeid. Teiseks me loodame, et need kriteeriumid on tõsiselt võetavad ja aitavad leida siis seda hinna-kvaliteedi suhet. Ja kolmas, mis on eriti oluline, mis on väga suure templi sellele juhendile ja nendele näidistele peale surunud, on see, et neid tingimusi peab olema lihtne tõendada ja lihtne kontrollida. Ja see on põhjus, miks me oleme välja jätnud kõik sellised hindamise kriteeriumid, mis nõuaksid erialateadmisi, laboratoorseid katseid või mingisugust tööd mahukate materjalidega. Me ei taha, et hindamiskriteeriumide kasutamine hankijale põhjustaks liiga palju ajakulu ja nõuaks seda, et ta kaasaks oma komisjoni veel erialaeksperte kuskilt mujalt. Sageli see ei ole vajalik. Sellised hanked on tüüpiliselt rätsetööhanked ja mõeldud väga spetsiifiliste hankelepingu esemete jaoks. Ehk me tahaksime, et oleks lihtne tõendada ja kontrollida. Näiteks oleks väga tore toitlustusteenuse hangetes nõuda seda, ütleme, anda võimalus pakkujatel konkureerida näiteks suhkru koguse üle oma menüüs. Ja võiks ju öelda, et kuni 5 punkti antakse pakkumusele, kus suhkru kogus menüüs on ühes päevas nädala keskmisena arvutatuna 5 grammi või vähem. Aga
sellise kriteeriumi praktiline kontroll lepingu täitmise ajal, kuidas seda teha. Et ainuke võimalus seda teha oleks pakkida see toit kaasa ja minna laborisse ja seda niimoodi kontrollida. Ja see on ilmselgelt ebaotstarbekas ja ebamõistlik, ükski hanke ei hakka niimoodi tegema. Sellistel põhjustel on mitmeid hindamise kriteeriume jäänud nendest näidistest välja. Nii, aga läheme konkreetsemaks natukene. Me liigume üldiselt üksikule, et need olid need põhimõtted, millest me lähtusime neid näidiseid koostades ja vaataks nüüd neid näidiseid selle ülejäänud päeva jooksul. Ma alustaksin ise ja räägiksin võib-olla oma lemmik näidistest ja need on horisontaalsed kriteeriumid. Kunagi, kui ma õppisin riigihangete õigust, siis minu magistritöö juhendaja Mariann Simovart väga palju tegeles horisontaalsete hindamiskriteeriumite propageerimisega. Mulle tundus see mõttetu. Mulle tundus see, et see on mingi pseudoteema. Et miks peaks hankija tegelema küsimusega, kuidas muuta maailma paremaks. Täna ma arvan, et see on hankejuristide puhul ja üldse olla hankija üks nagu suurimaid privileege, et on võimalik oma ostmistegevusega muuta maailma paremaks. Kui meie eratarbijana käime riideskotiga poes, siis ma arvan, et see on tegelikult köömes panus. Tore panus, aga see, kui hankija on keskkonnahoidlik või arvestab sotsiaalselt vastutustundlike tingimustega, siis sellel on väga suur mõju. Ehk ma arvan, et horisontaalsete kriteeriumite kaasamine riigihankesse on reaalne asi. Nende eesmärgiks on siis muuta maailm Eesti natukene paremaks. Läbi selle siis kas edendada õiglast kaubandust või vähendada sotsiaalset tõrjutust või kaasata sotsiaalset sidusust või kaitsta keskkonda, aga ka näiteks läbi selle, et edendada erasektori ja haridusasutuste koostööd. Küll aga tuleb arvestada selliste maailma paremaks tegevate kriteeriumite puhul, et me ei saa ära kaotada seda seost hankelepingu esemega. Euroopa Kohus, hankedirektiivid ja õiguskirjandus on praegusel hetkel nagu kõik koos ühel seisukohal, et hankijatel ei peaks olema õigust kasutada hindamiskriteeriumideks selliseid nagu tingimusi, mis sihivad seda ettevõtte üleüldist poliitikat, näiteks keskkonna või sotsiaalse vastutustundlikkuse poliitikat. Ehk me võime nõuda, et kui me hangime elektrienergiat, et see oleks toodetud taastuv energiaallikatest, aga me ei tohi nõuda, et kogu ettevõttes toodetav elektrienergia oleks pärit taastuv energiaallikatest. Me võime nõuda, et asi, mida me ostame, oleks pärit õiglasest kaubandusest, aga me ei saa nõuda, et kõik tooted, mida see ettevõte toodab, oleksid pärit õiglasest kaubandusest. Mida ma tahan öelda on see, et tingimus ei pea lähtuma, see hindamise kriteerium ei pea lähtuma toote olemuslikest tunnustest ega materiaalsetest omadustest. Küll aga me ei saa minna nii kaugele, et me hakkame reguleerima ettevõtluspoliitikat. Ja seetõttu me oleme näidistes hindamiskriteeriumides jätnud välja kõik sellised tingimused, mis oleksid kuidagi üleüldised ettevõtja poliitikale suunatud. Näiteks üleüldine palgalõhe maandamise meetmed, metseenlus, ettevõtte sisene poliitika töö ja eraelu tasakaalustamiseks ja nii edasi. Ei saa välistada, et praktika muutub ühel hetkel ja tõlgendused lähevad leebemaks, sest minu isikliku arvamuse kohaselt ei ole mitte midagi halba ega vale selles, kui kasutatakse hangetes ka kriteeriumi, mis oleksid suunatud üldisele ettevõtluskorraldusele pakkujate sees. Aga täna see ei ole võimalik, nii et me oleme seda arvesse võtnud ja silmas pidanud näidiseid koostades. Teine asi, mida me oleme silmas pidanud, on andmekaitse. Andmekaitse reeglite tõttu on hetkel teatud horisontaalsete kriteeriumide kasutamine takistatud või keeruline. Nii et üks võimalus, kuidas horisontaalseid eesmärke edendada riigihangetes, on näiteks kaasata hankelepingu täitmisesse haavatavasse gruppi kuuluvate isikuid. Näiteks vähenenud töövõimega isikud. Aga
kui me seda riigihankes teeme, siis me peame kontrollima, et pakkujad selle tingimusele vastavad. See tähendab seda, et hankija peaks küsima mingisugust tõendit. Ja nüüd sellise tõendi küsimine isiku kohta on isikuandmete töötlemine. Terviseandmed on eriliigilised isikuandmed, mistõttu peaks nende töötlemiseks esinema alus. Ja tüüpiliselt on selleks aluseks praeguses praktikas leitud, et see on isiku enda kinnitus. Aga Andmekaitse Inspektsioon on leidnud, et isiku enda kinnitus praegusel juhul ei ole asjakohane. See tähendab, et inimene, kes on töösuhtes, ei pruugi oma tööandjale seda nõusolekut osaleda hankelepingu täitmises anda täielikult vabatahtlikult. Ja seetõttu ei piisa sellest, et isik on ise nõus nende andmete avaldamisega hankijale. Ja kuna õiguslikku alust ei ole neid eriliigilisi isikuandmeid töödelda hetkel, et siis tuleb olla ettevaatlik taoliste kriteeriumide kaasamisel. Et oleme seda arvesse võtnud, jätnud need juhendisse alles näidistesse. Ma arvan, et see on lähiaja küsimus, millal seadusandja selle probleemi lahendab, aga praegusel hetkel me soovitame neid mitte kaasata oma riigihankesse. Mis puudutab siis terviseandmeid, küll aga näiteks on võimalik küsida ja anda 5 punkti juurde pakkumustele, kus kaasatakse hankelepingu täitmisesse näiteks töötuid või noori või näiteks eakaid või sõjapõgenikke ehk inimesi, kes võib-olla tööturul langevad sagedamini diskrimineerimise ohvriks või kelle tõenäosus tööle saada on väiksem. See on selline klassikaline näide horisontaalsest kriteeriumist. Nüüd, milliseid näiteid soovitame veel kasutada? Et need on nüüd tõesti seinast seina, meil on seal neid juhendis hästi mitmeid, ma tooks mõne välja. Et näiteks taaskasutus, et põhimõtteliselt asjade ostmise puhul on võimalik anda ju punkte selle eest, kui pakkuja toodab need asjad taaskasutatud toorainest. Põhimõtteliselt samamoodi on võimalik näiteks kehtestada nõue, et hankelepingu täitmine toimub madala CO2 heitega sõidukite kaudu. Juhin tähelepanu, et meil on olemas määrus number 35, millega on juba teatud sektorites selline tingimus kohustuslikuks muudetud, aga see ei takista, et hankija võib mõelda ka oma teenuse peale, kus võib-olla sõidukite kasutamine toimub ja siis sellisel juhul anda punkte nendele pakkujatele, kes on nõus kasutama sõidukeid, mis oleksid siis vähese heitega. Kuidas seda kontrollida? On väga lihtne tüübikinnituse alusel ja seal on need andmed kenasti olemas. Samuti võib maailma paremaks teha läbi selle, et me loome mingisugust lisandväärtust selle hankelepingu täitmise käigus. Näiteks võib küsida hankija, et selle hankelepingu täitmise raames kasutatakse ka praktikante ja võimaldatakse praktikantidel kandideerida oma praktika kohale. Selline kriteerium näiteks on avaldatud ka Eesti, ma ütleks vist suurimas riigihankes, parvlaevateenuse hankes, siis väiksema, märkimisväärselt väiksema osakaaluga, aga mõte on selles, et see, kes hankelepingut täidab, panustab natukene rohkem ühiskonda kui ainult kitsalt selle hankelepingu täitmise kaudu. Samuti asi, mis Euroopas väga populaarne, et võiks arvestada sellega, et ettevõtjad toetavad töö ja eraelu tasakaalu. Ja näiteks siis pakkumus saab 10 punkti, kui pakkuja võtab kasutusele meetmeid töö ja eraelu tasakaalu toetamiseks. Ja näete, siin näidises on toodud välja siis mingisugused näited nendest meetmetest. Et see võib olla seotud tervisepäevadega, vabade päevade andmisega, kui on eraelulised sündmused. Aga kui ma vaatan Euroopa praktikat, siis iseenesest hästi tüüpiline on see, et öeldakse, et kui sa võtad kasutusele meetmeid, siis
palun kirjelda neid ja selle kirjelduse pinnalt siis toimub pakkumuse hindamine, et kas need meetmed on asjakohased või mitte ja pakuvad lisandväärtust siis sellele, et need, kes hankelepingu esemt täidavad, need konkreetsed töötajad, et nad oleks näiteks motiveeritumad ja neil oleks parem seal ettevõttes töötada. Et väga sageli võib jätta ka vabaks selle, et me ei pea hankena ette andma, mis täpselt võiksid olla need töö ja eraelu tasakaalu toetamise meetmed. Ja sellised näiteid meil on seal tõesti vist äkki 18, et sellised erinevaid horisontaalseid kriteeriumeid. Ma siin lõpetuseks mainiksin ka ära näiteks võrdne kohtlemine, et põhimõtteliselt on võimalik pakkumusele anda punkte ka selle eest, kui pakkuja kohtleb mees- ja naissoost isikuid tõendatult võrdselt, makstes neile samaväärset palka samaväärse töö eest ja mida tehakse siis hankelepingu täitmise raames. Ja pakkuja esitab kirjelduse selle kohta, kuidas ta tagab selle, et hankelepingu täitmisel lähtutakse sellest võrdse kohtlemise põhimõttest. Ja veel võib-olla lõpetuseks, et pakkumuse saab anda ka punkte, kui näiteks hankelepingu täitmisel osalevad nii mees- kui naissoost töötajad, kusjuures see sooline jaotus ei lange näiteks hankelepingu täitmisel alla proportsiooni 30-70 kummagi soo kahjuks. Mis ma tahan öelda? Horisontaalsed kriteeriumid ei pea olema otseselt seotud hankelepingu esemega, vaid see seos võib olla kaudsem. Et näiteks kuidas suurendada ettevõtjate ja haridusasutuste tihedamat koostööd. Sellisel juhul me võiksime anda punkte ka selle eest, kui näiteks pakkuja on nõus lisaks hankelepingu täitmisele ka selle hankelepinguga seotud valdkonnas pakkuma koolidele kas koolitusi või teabepäevasid. See ei ole otseselt seotud hankelepingu täitmisega, aga ta on kaudselt seotud ja ta aitabki tuua ettevõtjaid koolidesse rohkem ja tuua neid koolidesse pakkuma õpilastele sellist infot selle kohta, et mida erinevad eraettevõtjad teevad. Ehk siis, kui me lähtume kitsalt asjade, teenuste ja ehitustööde füüsilistest kvaliteediomadustest, siis me piiraksime liigselt hankija kohustust olla vastutustundlik tarbija. Et nagu kohtujurist on öelnud, suhkur ei maitse erinevalt olenevalt sellest, kas sellega kaubeldi ebaõiglastel tingimustel. Aga sellele vaatamata jätab toode, mis on turule toodud ebaõiglastel tingimustel, sotsiaalselt vastutustundlikule tarbijale ja ka sotsiaalselt vastutustundlikule hankjale mõru maigu. Aitäh ja liigume küsimuste juurde. Aitäh, Erki. Hetkel chatis sisulisi küsimusi sinu ettekande kohta laekunud ei ole, aga küsitakse, kuidas on materjalidega, et kas materjalid saab hiljem riigitöötaja portaalist kätte. Et jah, et täna me tegelikult salvestame seda koolitust ja salvestus saab kindlasti olema kättesaadav, seda saate järele vaadata. Ja ma usun, et me saame ka tänase päeva slaidid teha samuti kättesaadavaks. Et siis on teil võimalik neid ka pärast järele vaadata. Aga kui teistel ei ole küsimusi, et võib-olla ma küsiksin ise ühe küsimuse siin sissejuhatavas osas, et Erki, kuidas sulle tundub, et selle põhjaliku töö põhjal, et milliste selliste horisontaalsete kriteeriumide leidmine oli tegelikult kõige raskem? Ma ütlen ausalt, et horisontaalsete kriteeriumite leidmine oli kõige lihtsam osa sellest tööst, nii uskumatu kui see ole, et päris raske oli Euroopa Liidu praktikat süstematiseerida ja vaadata konkreetseid hankeid, mida on teinud Saksamaa, Poola ja teised. Aga horisontaalsete kriteeriumite näitused on väga palju avaldatud isegi eesti keeles, aga rääkimata inglise keelest. Kõik liikmesriigid kasutavad neid, vähemalt oma strateegiates on selle välja toonud. Ja minu jaoks ausalt öeldes horisontaalsete kriteeriumite puhul oli kõige suurem üllatus. Ja natuke ka, ma ei tea, absurdne tegelikult see, et me anname soovituse mitte nüüd kasutada hetkel neid haavatavatesse gruppidesse kaasatavate isikute kaasamist, sellepärast, et meil esineb ütleme siis, ma ei tea, lünkasid seaduses andmekaitseõiguse tõttu. See tundub mulle nii vale, sellepärast, et kui me tahaksime
haavatavasse gruppidesse kuuluvat inimesi tööturul kuidagi nende olukorda parandada või aidata ja anda sõnumeid erasektorile, et siis riigihanked on üks parim meede ja see läheb kokku kõikide riigi strateegiatega. Et siis mul nagu see oli mul üllatus isiklikult ja see üllatus tuli selle AKI kirja lugemisega alles seal projekti lõpupoole. Et hästi palju on neid kriteeriume, mis on seotud kellegi kaasamisega. Ja nüüd anda sõnum praegu ja selle me anname, et nende kasutamine on hetkel kaheldav. See sama hange oli hindamiskriteeriumites, mille me võitsime, sisaldas ka muuhulgas vähenenud töövõimega inimese kaasamist lepingus, eks ole, hindamiskriteeriumina. Aga riigihangetega on nii, et nad tunduvad, nagu nad oleksid omaette maailm, aga tegelikult me peame ikkagi arvestama ju ka seda ümbritsevat reeglistikku, millega puutumust on, et alati tuleb seda ka silmas pidada. Ja. Just, et see on horisontaalsetest kriteeriumist tuli kõige paremini välja. Seoses ka näiteks varasemalt karistatud isikute kaasamisega hankelepingusse, kus on keeruline saada seda tõendit selle kohta, et kas tal on kehtiv karistus või mitte. Et see oli võib-olla kõige suurem üllatus, aga tõesti ma arvan, et see on tulevik, et selline 10 punkti 100 võiks olla ka siis sellised sotsiaalsed kriteeriumid. Ja ma usun, et me tegelikult leiame ka viise, kuidas sellest probleemist üle saada, kas siis on see seadusemuudatus vajalik või on teisi variante, et neid kindlasti me hakkame edasi ka otsima. Ma küsin sinu käest, Stella, seda, et kas see võiks tulla kõne alla, et me lihtsalt usaldame, et juhul, kui isikuandmete töötlemist ei toimu, siis võib ju kaasata, et kas me võiksime usaldada pakkujat ja anda talle punkte selle eest, et ta lubab, et ta kaasab ja siis hanke ütleb selge, siin on sulle 5 punkti. Ma ei tahaks praegu tegelikult siin ikkagi seda mustvalget vastust anda. Ma arvan, et pakkujaid tuleb usaldada ja seda infot, mida pakkujad esitavad, tuleb tõesti usaldada küll. Aga eks ikkagi on nagu küsimus selles, et mis andmeid me saame kasutada ja küsida. Ka ettevõtja, kes esitab pakkumuse, peab ju tegelikult need andmed kuidagi saama ja neid töötlema. Just, ja siin on vist see probleem ka, et isegi kui me usaldame, me tegelikult usaldame Eesti ettevõtjaid ja välisriigi ettevõtjaid, kes hankelepinguid täidavad, aga see peab ka näima aus, ehk tegelikult see kontrollimehhanism, et me kontrollime, et hindamiskriteeriume täidetakse, on iseenesest väärtus hankijatel ja see aitab seal läbipaistvuse tagada. Ja täpselt nii, et ega hindamiskriteerium, kui ta jääb sinna paberile, siis sellest maailm ei muutu, et seda tuleb ka vaadata, et mis siis saab lepingu täitmise käigus. Aga suur tänu, Erki, ja järgmiseks anname sõna Triin Toimetajale PVC meeskonna poolt ja kes siis räägib sellest protsessist, kuidas käis meil nende kriteeriumide väljatöötamisel nii hankijate kui ettevõtjate kaasamine.